Tere! Kui jõulud on läbi ja uus aasta alanud, siis tavaliselt algab ka tehnikahooaeg kohe suure hooga pihta. CES-mess on käimas ja ükski tootja tegelikult ei maga, toodavad ja lasevad välja uusi tooteid väga suure hooga ja Samsung on kohe alustanud telefonidega suure pauguga. Nimelt täna 4. jaanuaril on siis neil tulemas uus ja tegelikult päris pikalt oodatud ja kuulujuttude küüsis olnud mudel Galaxy S21 FE 5G. Ja selle tutvustamiseks me olemegi kutsunud kaasa meiega rääkima Sveni Samsungist, kes teab sellest telefonist rohkem kui meie. Ja võib-olla Sven äkki tutvustadki, mis siis selle uue telefoni all millega tegemist on? Tere ka minu poolt. Tegemist on siis uue ja huvitava nii-öelda fan editioniga, mis siis tegelikult jätkab S21 seeria siukest tuttavat disainijoont, et see kaamerakorpus on seal siis kontuuri lõigatud, kindlasti huvitavad ja siukesed mahedad rahulikud värvitoonid. Ja kui me räägime nüüd siin natukene siis ka kaameratest ja asjadest, mis tegelikult tänapäeval on väga oluline telefonide juures, siis hea meil on tõdeda, et näiteks selfie kaamera on siis juba 32 megapiksline, et kui me võrdleme seda näiteks S21 või S21 Plus mudeliga, siis kindlasti oluliselt detailsema ja selgema pildi saame. Ja sellele loomulikult siis sekundeerivad ka igasugused erinevad huvitavad kaamerafunktsioonid, nagu näiteks siis topeltsalvestus, kus ma saan siis samaaegselt salvestada nii selfie kaameraga kui ka siis ka tagumise kaameraga ja et siis saan jätta nii-öelda oma reisivideodele ka oma siuksed head emotsioonid. Ja võib-olla kolmandana, kindlasti mitte siis võib-olla vähetähtsana on siis ka jõudlus. Me oleme hästi palju rääkinud sellest, et inimesed mängivad oma telefonidega, ma ei tea, scrollivad kusagil foorumites, ma ei tea, veebilehtedele, siis tegelikult on meil siin 120 Hz värskendussagedusega ekraan ja loomulikult siis tänu 5 nanomeetrisele protsessorile väga hea mängujõudlus. Et see on võib-olla niisugune esimene kiire tutvustus ja ülevaade. Okei, aga räägime kaameratest, et esikaamera on siis, eks ole, 32 megapiksline, mis on märgatavalt suurem resolutsioon kui eelmistel mudelitel on olnud, eks? No kui me räägime S21 ja S21 Plus mudelis, siis jah, et nendel oli Ultral oli vist ka suurem, aga ta on ka 2 korda kallim, eks ole. Ultral on küll 40 megapikslit, aga et Ultral on teistsugune tehnoloogia üldse kasutusel ja et Ultra ei ole päris samast. Hinnaklass on hoopis teine. Hinnaklass on ka teine, et natuke teises puust telefon, jah, tõsi. Ja loomulikult Eesti operaatoritega olemas olevad või tulevad 5G sagedused, siis on olemas need, mis Euroopas on üldiselt toetatud ja mis ka meil siin ilmselt siis järgmine aasta hakatakse rohkem jagama. 5G toetab. Räägime tagumiste kaameratest ka, et mis nagu nende omadused on? Head kindlasti nagu Samsungil kombeks. Ja tagaküljel on meil 3 kaamerat, et on siis ülilainurk, lainurk ja tegelikult on siis ka telefotokaamera. Et telefotokaameral on siis ka 3-kordne optiline zoom, et me ei kaota siis kvaliteeti zoomimisele ja kindlasti siis lainurk ja telefotokaameral on olemas ka optiline pildistabilisaator. See on hästi oluline, mida paljudel ei ole. Just, et tegelikult käest pildistades see väike loomulik käevärin väga hästi tuleb zoomides esile. Optiline stabilisaator on hästi oluline siis, kui hämaras pilti tehakse. Nagu me teame, tänapäevased kaamerad, Samsung eriti on telefonikaamerast, siis oskavad väga hästi teha pilti hämaras ja see on hästi oluline see, et kui sul on meil optiline stabilisaator juures, siis pilt ei lähe uduseks, vaid ta jääb ikkagi hämaras suhteliselt terav. Jaa, just täpselt. Ja tegelikult, kui rääkida veel hämarast või pimedast pildistamisest, siis tegelikult on täiustatud funktsioonid ka selle S21 FE sees, et tegelikult pimedas tingimustes me saame täna oluliselt parema pildi võrreldes eelmiste seadmetega. Okei, tehniliste andmetega on võib-olla loomulikult kiirlaadimine juhtmega USB-C, mis tähendab seda, et tegelikult võib kasutada võimsamat laadijat ja laadida ühe laadijaga mitut seadet, eks ole. Loomulikult siin me jällegi peame üle toonitama, et tasub kasutada sama tootja laadijat, mis on garanteeriv ühilduvuse või äärmisel juhul siis tuntud tootja laadijat ja mitte kindlasti selliseid tundmatud tootjate odavalt müüdavad asju, mis ei garanteeri kvaliteeti. Tõsi ta on, olen nõus. Ja seda me peame ka rääkima sellepärast, et nagu kombeks on, siis ka Samsung üritab säästa loodust ja ei pane viimasel ajal oma telefonide laadijad kaasa. USB-C kaabel on komplektiseks. Ja, tüüp C selles mõttes, jah. Nii nagu standardite näeb, USB Power Delivery näeb ette, et peab olema USB-C mõlemas otsas ja siis USB-C pesaga laadijaga saab igasugustega seda telefoni laadida. Ja, absoluutselt. Ja nagu korraks mainisin, aga võib-olla jäi nagu märkamata, siis on olemas ka juhtmevaba laadija standardi peal, nagu Samsungil alati on olnud, mis tähendab seda, et olemas olevad juhtmevabad laadijad toetavad ilusti ja saab kasutada neid.
Ja loomulikult, kui me räägime veel juhtmevabast laadimisest, siis tegelikult on olemas ka see nii-öelda mugavusfunktsioon toite jagamine, et kus ma saan siis nutikella või siis kõrvaklappe või mingisugust teist telefoni sealt pealt laadida. See on tegelikult eriti oluline sellepärast, et esiteks see on hästi mugav, teiseks on see, et Samsungil on väga hea valik kõrvaklappe. Minu enda lemmikud praeguseks päris vanad Buds Live'id, eks ole, uued Buds 2, Buds Prod, mis on kõik juhtmevaba laadimisega ja töötavad siis niimoodi, et saad telefoni pealt neid laadida, ei pea pistma pistikusse, eks ole. Just, ja, et väga mugav just reisil eelkõige. Just. Ja lisaks loomulikult ei saa ka vist jätta mainimata seda, et kui sa nagu mainisid juba seda, et saab laadida ka kella, siis me ei saa üle ega ümber sellest, et Galaxy Watch 4 seeries, mis on Google Pay'ga ja Samsungi tuntud headuses, on ikkagi praegu Androidiga kasutajate hulgas turuliider, nii et väga armastatud kell. Seal on kindlasti väga palju huvitavaid funktsioone, mis muudavad mugavaks. Just, ja ilus ka. Ja seal on isegi veel 2 tükki, just, et kas on sportlikum või klassikalisem ja täpselt. Aga kellast me täna ei räägi pikalt, et me räägime ikkagi telefonist ja nagu me siin näeme, panen selle ühe telefoni kõrvale, siis neid on 4 erinevas värvitoonis. Ehk siis must, siuke lillakas, ta on rohekas ilmselt on ju. Ametlik nimi on oliiviroheline, et ongi siukene huvitava teistmoodi tonaalsusega. Sellised huvitavad värvid, nad ei ole väga tugevad, eks ole, mis on nagu tegelikult hea, et ta võib-olla ei ole nagu väga silmariiva, vaid on selline hästi mahe. Samsung nüüd rõhubki selle uue disaini nii-öelda nägemisega, et nad näeksid välja pastellsed ja oleksid siis siuksed harmonaalsed ja mahedad. Sest et mäletatavasti S20 FE, nii-öelda see eelmine mudel, oli siis siukse väga intensiivsete värvidega ja võib-olla siis kõik kliendid ei olnud sellega päris rahule. Et siukene universaalsem lahendus kindlasti on mõnusam. Kui me räägime korpusest, siis kui ma siin juba ennem proovisin, siis ma jäi silma see, et ta on kuigi numbrite poolest ei tundu nagu kitsam või õhem kui mõned lihtsamad mudelid, siis tegelikult käes hoides on tunda, et ta on märgatavalt õhem, tal on kitsam raam, ehk ta on käes mugavam. Ja kaalub ka kergem. Kaalub kergem, mis on täiesti oluline, sest et kõik telefonid kipuvad tänapäeval olema hästi rasked. Ja üks asi, mis ta tegelikult teeb kaalult kergemaks, on tagumine korpus on plastikust. Mitte niisama lihtsalt plastikust, vaid sellisest kvaliteetsest polükarbonaadist, mis on tegelikult hästi löögikindel. Ütleme seda, et kui sa võtad klaasist tagaotsaga telefoni selle maha viska, siis võib juhtuda, et see klaas on ikkagi, ta on küll Gorilla klaas reeglina, aga ta võib tugevama löögiga katki minna. Plastik on üsna löögikindel, et see näitab seda, et see telefon on tegelikult tugev ja inimesed nendele, kes tahavad siis seda sellist plastikutunnet või mitte tunda, siis piisab sellest, kui panna siia selline lihtsam Samsungi enda silikoni ümbris, mida te kindlasti pakute, eks ole. Ja loomulikult. Ümber siis ta jätab sellise klaasi mulje, aga samas on ikkagi tugevus säilib, eks ole, ja vastupidi kaitseb siis ka natukene rohkem üldiselt telefoni kukkumise eest. Ja kuna tegemist on ikkagi nagu lipulaeva, see soodsam otsa lipulaevaga, ehk siis tegelikult S-seeria telefoniga, mitte A-seeria telefoniga, siis loomulikult on sinna sisse pandud hetkel või siis viimase aja üks võimsamaid protsessorid Snapdragon 888, kui ma aru mind ei peta. Ja, just nii, et 5 nanomeetrine, et sarnaselt siis teistele S21 seeria seadmetele, et kiire ja väga hea jõudluse. Ja aku on 4500 mAh, mis on ka täiesti ikkagi tipptasemel ja samuti siis kahes mälu konfiguratsioonis müüakse, eks ole. Ja, 128 ja 6 GB RAM-i. Teine on 8 GB RAM-i ja 256 GB sisemälu. Ja hinnad tulevad siis müügil tulles tänasest alates vastavad vähem mäluga mudel on 749,99 ja suurema mäluga on 829,99 €. Ja tegelikult need on juba praegu siis just müügil saabunud, poodides on olemas, e-poes samuti, nii et uue Samsungi mudeli võite kohe endale soetada, kui tahate olla tehnika viimase sõnaga sina peal ja uut telefoni on tarvis. Meiega täname Sveni, et tulid meiega rääkima. Aitäh, et kutsusid. Alati, järgmise korrani. Kõik head.